Loodetavasti ei ole kellelgi keeruline ära tunda, et siin maskide taga on Paide linna uue koalitsiooni esindajad, Kersti Sarapuu Keskerakonna poolt, Siret Pihelgas Paide inimeste linn ja Tarmo Alt Reformierakond. Selline asi sai kokku. Valimiste võitja nimekirja esindaja Siret Pihelgas, räägiti ju palju koalitsioonist, mis tuleb koos Priit Värgi nimekirjaga, kus suusad risti läksid? Terve nädal aega käisid läbirääkimised, ühtepidi liikusime iga päevaga edasi, teistpidi jälle mõne päevaga sammukesed tagasi, et kuna ei olnud niisugune õhkkond, selline meeskonnatööd ei olnud ja ühist hingamist ei olnud, siis otsustasime reede õhtul, et räägime ka läbi teiste osapooltega. Tarmo Alt, kui kergelt tuli see suunamuutus sinu jaoks? Eks sellised suunamuutused ei ole kergelt tulema ja ei tule kindlasti kunagi kergelt, aga oluline on ikkagi tunnetus, et sa oled 4 aastat edaspidi koostööd tegemas ja selle nimel lihtsalt peab ringi vaatama ja valima teisi võimalusi. Kersti Sarapuu, kui kuskil oleks vaja illustreerida artiklit pealkirjaga Kassis, kes maandub alati käppadele, siis tuleks sinna panna sinu pilt kindlasti juurde. Et kas ülimalt kogenud poliitikuna enam-vähem nägid ette ka, et need asjad lõpuks maanduvad selles sadamas, et te teete koostöö koalitsiooni? Valimisööl oli mu oma tütar, kes ütles, ema, oota ja kannata, küll sa näed, kõik möödub või kõik saab ümber pöörd, et küll sa näed, et sa pead ükskord minema ka sinna kooslusesse, kes siis seda uut valitsust moodustavad, aga mul oli hea meel, kui nii mõlemad siis meie tänased partnerid tegid meile selle ettepaneku ja loomulikult igal siis fraktsioonil on ju väga oluline ja igal erakonnal on väga oluline olla koalitsioonis, et kõiki valimislubadusi ikkagi ellu viia vastavalt sellele siis, kuidas kokku lepitakse ja ma näen täna seda potentsiaali, et inimesed tahavad teha ja inimesed ei ole keskendunud intriigidele, vaid lihtsalt sooviksid, et saaks igapäevast tööd väga hästi teha. Ma tean väga hästi, mis on homme selline peamine küsimus, mida hakatakse küsima. Kui nüüd selline üldine põnevus on möödas, siis hakkavad inimesed küsima endalt ega teistelt, et mida see tähendab, mida see kaasa toob, mida sisaldab ennast koalitsioonileping, mis on kõige olulised punktid, mis võivad võib-olla Paide linna tavakodanikule huvi pakkuda, mis nüüd toimuma hakkab? Ma arvan, et kõik punktid on olulised. See on ilus diplomaatiline vastus. Diplomaatiline mitte, aga tegelikult ongi olulised, et ühtepidi on koalitsioonilepe lühike, teistpidi sisaldab meie kõigi 3 lubadusi ja tegelikult kui vaadata neid lubadusi, 3 koos, siis 90% need ju kattuvad. Ja seal on põhilisemad ja meie kõige tähtsamad ja prioriteetsemad ikkagi välja toodud, et alustades keskväljakust lõpetades siis järvede alaga ja investeeringuid asju päris palju ja kergliikusteed ja nii edasi. Ja väga oluline on ikka see sama ühistranspordi küsimus, millele väga suurt tähelepanu pöörame ja mulle väga meeldib, et Siret läheb Jütkiga seda siis püüdma lahendada. Nii et üheskoos me kindlasti niisugused mõistlikud lahendused sellele ühistranspordile nii sisemiselt, omavalitsuse siseselt kui ka väljasport leiame. Ma veel küsin iga käest eraldi, et mis on see kõige tähtsam lubadus või plaan, mis koalitsioonilepingusse sisse läks? Ma ei tea, kus ma alustan. Ma alustan Tarmast peale, olen härrasme kõige raskemasse olukorda. Ütleme niimoodi, et me tegelikult ju võtsime sellise seisukoha 3-kesi, et me ei hakka väga palju objekte sinna sisse kirjutama objektipõhiselt ja üks asi, mis mind kindlasti ja meie nimekirja ja ma tean täpselt samuti ka neid väga oluliseks on üsna tagasihoidlikult kirja pandud lause, et me jätkame oma kultuuri- ja haridusasutuste korrastamisega, ükstaskõik, kas see on siis Roosnalliku lasteaed, mis läheb suures mahus remonti või mõni ventilatsiooni korrastamine või Roosnalliku kooli mõisakooli aknad, et Paides kultuurikeskuse Pampti nüüdseks siis ikkagi jätkuv remonteks, et see lause on seal sees ja see hõlmab väga suurt osa Paide linnast. Siret. Samamoodi tehisjärved ja kõik meie 3 tehisjärve, et need rannaalad saaksid atraktiivsemaks, samuti on siis keskväljak ja üks asi, mis on, ma arvan, meie kõigi jaoks oluline, mida seal leppes otseselt ära toodud pole,
on siis see, et me väärtustame oma inimesi, et me väärtustame siis oma ametnikke, oma töötajaid, oma allasutusi, et kõik tunneksid ennast väärikalt, saavad tasu selle eest, mis tööd nad teevad. Ja loomulikult mainekujundus, et meie linn oleks ilus, kaunis, minu arust on meil koalitsioonileppes veel viimane lause niivõrd ilus, et suvel hästi palju lilli ja talvel hästi palju jõulukaunistusi ja peale selle siis mõtleme ka seda, kuidas me siis turundaksime Paide linna, et meile tuleks rohkem inimesi elama, oleme siinsamas selles raames püüdnud koalitsioonileppes välja tuua nii munitsipaalkorterid kui sotsiaalasutused, nii et meil siin jagub seda tööd kolmekesi ikka pikaks ajaks, aga 4 aastat see läheb muidugi imekiiresti, aga seda enam peame iga päeva väärtustama ja hästi palju tööd tegema. Veel üks asi, mida kindlasti küsima hakatakse, et kuidas jaotuvad olulised ametikohad nimeliselt. Ma saan aru, et Siret võtab endale ilmselt linnapea rolli. Nii on meie valimisliit valikud teinud. Ja Tarmo on nagu elukutseline volikogu esimees taas. Ma loodaks, et mu tase oleks nii kõva, et võiks juba peaaegu elukutseline ütelda, et see elukutseline minu jaoks tähendab nagu väga professionaalset suhtumist, et ma tahaks kindlasti sellesse panustada ja Reformierakonna piirkond on mulle selleks volitused andnud ja ma olen kindel, et meie koalitsioonipartnerid meie kokkuleppe järgi ka seda toetavad. Millegipärast on raske uskuda, et Kersti Sarapuu jätab oma Tallinna tegemised lihtsalt pooleli, ütleb sealsete inimestele, et läks seekord nii, ma olen ära Paidesse. Tähendab, meil on tõesti kokkuleppe järgi siin olemas need võimalused, et meil on abilinnapea koht sellise tugevamal erialal ja siis on olemas ka volikogu aseesimehe koht, aga loomulikult tuleb ju siis seda volikogus ka ära koputada, ennem see ühtegi ametikohta ju meil ei ole. Aga kas te omavahel olete ikka otsus ära teinud, kes mis kohale saab? Ja meie siin kõik oleme oma otsused teinud, aga kuna meil läks tõesti selle kõva poole siis abilinnapeaga niimoodi, et me oleme pidanud, meil ei nii vähe aega, nii et homseks saame alles siis teada, kas inimesed on valmis tulema või mitte, sest tõesti eile ju me alles lõpetasime. Kes on, kellele läheb ja kus kohast tuleb pehmema poole abilinnapea? Ma vaatasin, et sa suunasid kaamera miskipärast minu peale. Ma eeldan jah, miskipärast. No selge. Pehmema poole abilinnapea tõesti on Reformierakonna ridadest tulemas ja ma võin tänaseks juba välja ütelda, et meie poolt tuleb Alev Väljaots. Väga tore. Igatahes tänud teile selle jutuajamise eest ja jõudu ja vastupidamist 4 aastaks, ärge siis vähemaga leppige. Aitäh. Ega muidu me ei jõuagi ära teha midagi.